Ja, kohe. No nii, tervitan siis kõiki, kes täna tulid kohale ja ka neid, kes vaatavad järele. Täna meil on siis selline väga tähtis teema, päikeseteema. Pööripäev on juba läbi, aga samas see päikeseenergia ja see päikesesoojus, see alles jõuab meil Eestisse. Täna oli vist esimene selline soojem päev 1. juulil ja seda ma vaatasin, et numeroloogiliselt see päike on ka seotud number 1-ga. Ma mõtlesin, et täna on just hea aeg selleks, et teha sellise laivi. Selleks, et sellele teemale lihtsalt pöörata tähelepanu, mis see päikeseenergia on ja kuidas päike mõjutab meid ja räägime ka sellest füüsilisest päikest, mis meid rõõmustab siin Eestis mitte nii tihti, aga samas ta annab elujõudu ja me kohe tunneme seda energiat, seda mõju ja seda vahet ja et kui kuskil lõunamaal inimesed on tihti väsinud sellest kuumast ja sellest intensiivsusest, aga meie jaoks see on alati selline õnnistus. Ja päike ongi siis see, äh, mis tõuseb igal hommikul ja sellega me oleme füüsiliselt väga noh, seotud, nagu meie need, kuidas neid nimetada, tsirkaadsed rütmid ja et kui me elame koos päikesega ja tõuseme päikese tõusu ajal ja siis lähme magama päikeseloojanguga, siis see on loomulikum meie jaoks. Muidugi Eestis on ka väga raske seda olla selles rütmis, kuna meil see päev on suvel nii pikk ja talvel on selline pime aeg ja sellepärast me peame sellega kuidagi kohanema, aga noh, mis siis, see annab meile rohkem rõõmu siis ja isegi siis, kui see meie päike on pilvede taga, me tunneme, et see on olemas, et see on tõusnud. Ja päike ongi see elujõud ja selline tsüklilisust meile pakub, mis annab sellise elustruktuuri, kui näiteks kuu ehk siis noh, lunaarrütmid, millega me naistena oleme ka väga hästi seotud. Ta on rohkem emotsioonidest, rohkem sellest noh, intuitsioonis nendest peenasjadest, aga päike ta on väga konkreetne ja kui me mõtleme sellele no nagu energiale, üks on nagu kuu energia ehk siis selline rohkem naiselik ja siis päikeenergia on no rohkem selline mehelik, rohkem intensiivne, aga samas ta annab meile rohkem sellist stabiilsust, jah. Ja seda päikesega olid ka paljud rahvused, no ma arvan, et kõik sellised põlisrahvused on kuidagi päikese poole vaadanud ja elanud päikesetsüklide järgi, kuna no põllumajanduse inimesed, kui midagi kasvavad, siis muidugi nad seda järgivad. Ja paljudel kultuuridel olid ka omad päikesejumalad, noh näiteks seesama Egiptuse Ra jumal. Egiptlased arvasid, et öösel see päikesejumal reisib kuskil allmaailmal ja siis igal hommikul ta tuleb tagasi. Ja sama meil elu tsüklilis on selline, et öösel see on nagu väike selline surm ehk transformatsioon ja hommikul on uuesti sünd. Ja paljudel teistel kultuuridel olid ka sarnased jumalad, no näiteks seal Lõuna-Ameerikas need
inkid ja maiad, indiaanlased, kõik need püramiidid, nad olid ehitatud nii, et no seotud päikesetõusu ja loojanguga ja samas nad olid seotud ka pööripäevade järgi, et see paljudel rahvustel olid sellised ja siiamaani muidu on olemas ka sellised pööripäeva festivalid, nagu me teeme siin ka igasuguseid selliseid rituaale, kus me tähistame seda päikeseenergiat ja paljudel rahvustel ka näiteks seal Inglismaal Stonehenge'is olid ka ehitatud kõik need kivi ja labürindid selle järgi, et just tähistada seda pööripäeva ja päikese liikumist. Ja muidu, kui me mõtleme Eesti kultuurile, ma ei tea, meil ei ole selliseid nagu konkreetseid päikesejumalaid, no vähemalt mul ei ole sellist infot, aga sellest väga palju ka lauldakse ka riigilauludest. Ja samas on väga huvitav, et Eestis see päike, kuigi ta on tavaliselt seotud nagu meesjumal, aga Eestis nimetatakse nii päikeseisad kui ka päikeseemad ja ka päikeseneiu, et meil võib-olla sellepärast, et see päike ei ole nii intensiivne, et siis võib olla ka sellise naiseliku energiaga. Ja mis ma veel tahtsin rääkida, jah, et see ja veel ma tahtsin mainida ka ühest asjast ja slaavi kultuuridest ja et seal on ka selliseid päikesejumalad nagu Yarilo oli selline jumal ja nendest sümbolitest ma võib-olla pärast räägin ka, sest mul on tegelikult no täna selline noh, kohtumine, kus ma üldse tahan seda arutada, seda teemat ja natukene mõtiskleda, aga muidu noh, kuna see päikeseenergia on selline mehelik ja ta on selline, mis on seotud saavutustega, aktiivsusega, mul on kohe ma võin öelda, et mul on plaanis teha väljakutsed, kus ma saan igapäevaselt teha selliseid väikseid praktikaid, jah, kuidas aktiveerida seda päikeseenergiat, aga sellest ma räägin veel hiljem. jah, et nagu ma ütlesin ja, et päike on selline noh, väga aktiivne energia, sellel on oma tsüklilisus ja üks tsükkel on see, kus ta hommikul tõuseb ja õhtul siis loojub, aga päikesel, no nagu füüsilisel planeedil, mitte planeedil, aga tähel, päike on muidugi täht, on ka omad tsüklid, mis kestavad 11 aastat ja selle aja jooksul selle päikese aktiivsus tõuseb ja siis natukene maandub. Ja see aktiivsus mõjutab väga palju meie no nagu Maa planeeti, meie magnetvälja, sest kui päikesel tekivad need no plahvatused, mis seal on, siis me saame seda tunnetada ka, ma ei tea, kuidas teil, sest praegu tegelikult see eelmine aasta, see aasta ja vist järgmine on just selle tsükli selline tippfaas, jah. Ja sellepärast me näeme neid virmalisi, tunneme seda võib-olla no intensiivset energiat, no ma ei tea, kuidas teil, mul vahepeal on selline tunne ka, et eriti siis, kui no vahepeal ei saa näiteks magada või tunned mingit sellist ärevust sees või hoopis no nagu heas mõttes sellist nagu noh, energiat, tegutsemise energiat, et siis pärast vaatad, et see oli mingi päikese aktiivsusega seotud, jah. Ja minu tuttavatel on ka paljudel selline situatsioon. Ja kui me mõtleme sellele, et no
kui lihtsalt seda karta ja okei, päike on nii aktiivne, mis siis teha, et noh, me võime seda lihtsalt nagu no muretseda selle pärast, aga me võime seda energiat olla koos selles voos ja selle energiaga ja siis saame kasutada just seda aega selleks, et võib-olla püstitada mingit eesmärke selleks, et midagi saavutada, et seda päikeseenergiat kasutada. Sest see mõjutab jah, see mõjutab noh, nii magnetvälja, mis on meie maaplaneedil, kui ka meie magnetvälja ja ka meie närvisüsteemi ja kõiki neid omadusi, mis on seotud päikesega. Ja millest tahtsin veel rääkida, jah, et kas kirjutas vist kohe ma vaatan, loen seda chati, kuidas see päike ja et ma näen imekene välja, aitäh, aitäh. Ja ma panin seda kuldset T-särki, seda kulla värvides. Ja ma räägin ka, et miks ma näen natukene võib-olla paremini välja ja liigun sellel teel, see on ka seotud muidu päikesega. Ja, ja raske olla, kui päikestormid on, magada ka ei saa, siis nojah, sul on veel see, et see päike, no see valgus on nii aktiivne, et seda tõesti raske taluda. Ja üks väga huvitav asi, mis ma räägin, no nendest energiast ja energiakeskustest, no te olete kõik kursis nagu praegu, kõik juba nagu haritud inimesed juba teavad, mis need tšakrad on, et ei pea seletama ja meie grupis no, on ka selline seltskond, et me oleme juba sellest midagi rääkinud, et see päikesepõimiku osa meil kehas, see on huvitav, et erinevates keeltes see on, tõlgitakse samamoodi, nii nagu vene keeles on see seotud päikesega ja inglise keeles, no ma ei tea, kuidas teistest maailma keeltest, aga vähemalt kolmes keelest, mida ma tunnen, see kõlab just nagu päikesega seotud, vot see osa, mis meil on siin keha keskpunktis. Ja kui me mõtleme seda vaimset sellist energia esoteerilise traditsiooni nagu Indiast meil tuleb see tšakrate süsteem, et meil on see päikese tšakra ehk see Manipura, tema asub ka meil päikesepõimiku selles kohas. Ja see on seotud ka meie füüsilises kehas just seedimisega, just noh, nende organitega, mis siin asuvad, see on noh, maoga, maakuu, põrn, sapipõis ja ja veel on siin üks väga tähtis, no see ei ole organ, aga lihas, aga suur lihas, diafragma, jah. Vot see diafragma on ka üks väga tähtis meie kehas, sest tema osaleb meie hingamises ja kui see diafragma on kinni, siis ta no me ei saa vabalt hingata ja samas, kui see koht, vot siin on veel üks väga tähtis koht, millest ma just hiljuti sain teada, on selline Oddi sfinkter, seda nimetatakse meie füüsilises kehas ja see vastutab just selle eest, kuidas see sapp liigub meie kehas ehk see
seedimise protsessi tegelikult just käivitab see osa ja kui meil see ondisfinkter, kui see selline kutt on seal kinni või nagu spasmis, siis ta blokeerib just seda seedimist ja meie energiat. Ja kuna ma selle diafragmaga olen ka väga palju enne tegelenud ja nüüd ma vastan sellele küsimusele, et miks ma näen nii kena välja. Et ma hakkasin tegelema just põhjalikult oma toitumisega ja toitumine on just see seedimine on seotud just päikesega ja üks no näiteks selline väike nipp, kuidas seda seedimist ja kuidas seda osa just käivitada, on selline väike harjumus, et hommikul jood vett, aga mitte niisama vett, aga kuuma vett. Esimesena kuuma vett või saab seda näiteks mineraalveega segada, et siis see käivitab just seda seedimise protsessi. Ühesõnaga, see on tõesti väga tähtis, no nii füüsilisel tasandil osa meie kehas ja nagu ma sain aru, et see seedimine, see on ikka number üks, mis mõjutab tervet meie keha nii füüsilisel tasandil kui ka meie vaimselt. Kui seedimine on korras, kui meil kõhus on kõik korras, siis mõtted tulevad ka palju paremad ja et see mõjutab. Ja mis ma täna tahtsin teile näidata, no juba praegu, ühte harjutust, kuidas lõdvestada seda osa, seda just diafragma lihast, sest see on väga hea harjutus, millega saab isegi no peale ühte korda sa saad seda lõdvestuse tunnet ja pärast noh, saad vabamalt hingata, jah. Sest meie diafragma, kui ta liigub, ta just mõjutab meie seedimist ja kõike seda. Ma pakun siis praegu teha, kui sa vaatad järele, sa võid rahulikult teha omas tempos, et see on paar, 3 minutit, aga sa võid seda ka pikemalt endale teha. Et võtame meie peopesad, teeme nagu selliseid väikseid kausikesi. Noh, mul ta on, vaatab. Otsime, kus meil roied siin lõpevad ja vot siin nagu päikese mitte päris all, aga natukene vot siin keskel ja all, noh, mitte siin nagu külgedel, aga siin eespool, jah. Ja me paneme oma need kausikesed nagu roiede alla, sa võid natukene naha nagu venitada selleks, et no võib-olla seda täiesti täiskõhuga ei ole mugav teha, aga no kui no ei ole, kohe oled söönud, siis ära tee, aga ja kui oled rase ka ära tee, aga muidu sa võid teha. Ja siis paned küünarnukid natukene ettepoole ja siis nagu vajud oma roietega oma peopesadele just nagu lesid oma peopesade peal ja selles asendis sa võid lihtsalt hingata paar, 3 minutit ja tunnetada, kuidas see sisemine lihas, ta nagu lõdvestub seal sees, on selline tunne nagu vaju, vajuvad käed. Lihtsalt rahulikult hingad, see on osteopaatiast selline harjutus, mis võimaldab väga hästi just lõdvestada diafragmat. Et mõned sisse-välja hingamised. Mul on selline kohe tunne, et kuum hakkas kuidagi soojaks. Ja sa võid siis tagasi tulla, kui vaatad järele või pärast saad seda ja võid oma õlad lõdvestada.
saad seda korrata ja veel tunnetada. Sest tegelikult see diafragma lõdvestamine ja selle Oddi sfinkteri lõdvestamine, see on väga hea võimalus just noh, käivitada seda õiget seedimist meie sisemist päikest nii füüsilisel tasandil. Kuidas kuidas seal läks, Ene, kas sa said tunnetada, kuidas lõdvestub diafragma? ja mul hakkas ka palav, et ahah, kuidagi kuum hakkas või ja, niimoodi. Teistsugune tunne, midagi tunnetasin küll. ja aitäh, et jagasid. Okei, aga päikesega muidu on seotud veel ka, no kui me räägime päikeseenergiast ja sellest päikesepõimikust ja päikesetšakrast, need on sellised väga noh huvitavad ja meile vajalikud omadused nagu tahtejõud, meie valikud, oskus ennast niimoodi kehtestada ja kaitsta, kui on vaja, ja mõjutada teisi inimesi, sest noh, kui me oleme siin sellised sotsiaalsed loomad, me elame teiste inimeste sees, me ikka mõjutame üksteist, et mõnikord see muutub manipuleerimiseks, mis on sellise võib-olla nagu selline halva nagu värvinguga mõjutamine. Aga samas, kui me ei oska ennast kehtestada, ei oska öelda ei või jah, nii et meid kuulatakse, siis meil väga raske oma selles noh, seltskonnas elada ja sellepärast no on väga tähtis ja see on väga tänuväärne just tegeleda selle päikeseenergiaga. Kui enne teistes laivides ma kogu aeg noh, rõhutasin just seda maandamist, seda maaenergiat, et me oleme nagu maandatud, stabiilsed, et see on noh, muidugi ka väga tähtis. Aga see maaenergia, ta on selline, mis ei liigu. Et päike, nagu ma rääkisin juba, on päikesetsüklid, ta kogu aeg pöörab, nendest pööretest oleme ka nii Terje ja Vivian laivides palju rääkinud. Aga samas see päike, nagu see 11 aastat, see tsükkel, mis seal päikesel liigub, see tähendab, et ta kogu aeg ta nagu keeb ja ta kogu aeg on aktiivne ja sellepärast noh, meil on vaja seda päikeseenergiat selleks, et areneda oma elus, et saavutada oma eesmärke ja ja see on ka selline loominguline energia, mida saab oma ellu niimoodi tuua, selline sisemise sära energia. Aga samas see päikeenergia, see aktiivsus, intensiivsus, see võib nagu soojendada, see võib anda sellist sära, aga samas ta võib viia ka läbipõlemiseni, et sellised asjad ka juhtuvad, kui sa liiga aktiivselt tegutsed, siis on pärast raske ja sellega me peame arvestama, no nagu isegi päike läheb magama, läheb puhkama sinna allmaailma ja sellepärast meie ka peame seda aktiivsust niimoodi tasakaalustama puhkusega oma sära, sest meil kuidagi ühiskonnas on nii, et ainult öeldakse sära, sära, õitse, aga seda lõdvestumist, sellist nagu allmaailmas olekut, vot seda on ka vaja seda tasakaalustada. Kuidas muidu sul on, võib-olla jagad kommentaarides, kas oli sul selline moment, et see energia, ta on nii intensiivne, nii selline kuidagi paneb käima ja pärast põled ära?
Mul küll on selliseid asju juhtunud, kuna mul on selline nii põnev loominguline töö, need esinemised, kontserdid, see on kõik nii huvitav ja pärast ei jõua magada ega süüa normaalselt ja pärast leiad ennast kuskil kurnatud ja tõesti nüüd ma proovin juba ette planeerida kõik need nii oma puhkused kui ka söögiajad selleks, et vältida seda, sest tõesti selles säras ei märka seda läbipõlemise momente ja Ei Ene kirjutasid, et sulle enam ei ole jah, aga huvitav, vot see moment just nendest pööretest, mis meil elus tekivad. Mulle tundub, et see päikeseenergia pööre on selline, et sa tunned ennast nagu läbi põlenud, sa nagu kustud ära, see on nagu selline väike surm, võib öelda ja pärast sa nagu taastud, et mingi sära nagu süttib su sees. Vot kas sa oled märganud sellist asju, et see ei ole nii, et sa ennast kuidagi tükkide haava paned kokku, aga lihtsalt see nagu käivitub mingil hetkel. Vot selliseid momente ma olen ka kunagi kogenud ja et oli selline tunne, et nagu ei ole üldse energiat, et täiesti maas ja pärast see tuleb tagasi. See on nagu tõesti nagu paned mingi lüliti sisse. Ma ei tea, kuidas teil on või saad jagada oma nippe, kuidas sa oma seda sära vältid seda läbipõlemist ja seda sära niimoodi hoiad? Saad kommentaarides kirjutada. Ja siis mina pakun veel teha sellise meditatsiooni ja hingamise, mis mis just toetab seda päikeseenergiat. Muidu on erinevaid ka traditsioone ka sellest, kuidas seda päikeseenergiat hoida, kuidas seda kultiveerida, kuidas no, seda kasvatada ja sellega edasi, no ma räägin, et kuidas, mida ma pakun teile teha, aga see, mis selle päikeseenergia kasvatamiseks väga hästi töötab, on see, et need väljakutsed, jah, kui sa ületad ennast, sest selle intensiivse säraga ja läbipõlemisega on teine pool on ka need varjud, jah. Et see, kui sa kasutad seda valgust selleks, et valgustada oma seda varjumaailma, oma noh, selliseid pimedaid kohti ja sellega sa kasvatad energiat, sest kui me mõtleme näiteks seda kuuenergiat, seda rohkem naiselikku energiat, seal ei saa olla selliseid asju, mida sa teed no nagu vägisi, jah, et seal kõik peab olema selles naudinguga, rahulikult, mõnuga, aga päikeseenergia on selline, et ta on küll selline särav, lõbus, seda võib teha naudinguga, aga kui sa lubad endale seda ka ületamist, oma sellist noh, seda tsüklilisust, seda distsipliini nagu teed neid väljakutseid, siis sa kohe saad tunnetada seda päikeseenergiat, noh, mis me kunagi oleme rääkinud ka nendest hormoonidest, et see kohe annab sellise dopamiini portsu meile, kui me ületame ennast. Ja sellepärast ma pakungi
pärast, peale seda laivi, no sellest ma veel kirjutan, teen eraldi postituse. Ma igal hommikul, mitte homsest päevast, aga ülehomsest, ehk siis 3. jah, kell 8 ma teen väikest praktikat, kus me koos saame hingata, natukene liigutada, et häälestuda selle päikeseenergiaga, et selline päikese häälestus. Kui sul on huvi, sa võid osaleda ja võimalust osaleda hommikul. See ei kesta kaua, kuskil 15–30 minutit, selline lühike sirutus, venitus, häälestus, häälega midagi teeme. Sest millest ma tahtsin rääkida, et erinevatel noh, on sellised erinevad suunad, kus on seda päikeseenergiat, no näiteks tule hingamine joogas, päikese hingamine taoistlikes traditsioonides, siis see päikese tervitus, mis on joogas ka kasutatakse, igasugused need päikese mantraid, loitsuid, mul on neid terve hunnik juba oma seal pagasis olemas ja mul on selline mõte, et ma just hommikuti teen erinevaid selliseid päikesepraktikaid selleks, et seda energiat kasvatada ja see on ka minu jaoks selline väljakutse, sest nüüd suve ajal mul ei ole seda lapsel kooli tõusu ja lähen magama liiga hilja, et ma enda jaoks ka võtan sellist väljakutset, et siis lähen varem magama. Ja aga samas, kui sulle see ei kõneta, selliseid asju, sa võid mitte teha, aga ma pakun sulle mõelda, mida sa võiksid enda jaoks sellist mõelda välja, kuidas toetada oma sellist sisemist sära. Võib-olla sul tuleb selline, no mingi uus harjumus, no näiteks, kuidas mina rääkisin sellest kuuma vee joomisest. Mulle meeldib hommikuti vett juua, aga kui ta on kuum, ta on natukene vastik jah, et siis minu jaoks see on ületamine, aga siis ma kujutlen, et sellega ma käivitan seda seedimist ja päikeseenergiat ja see edasi liigub. Et mõtle, äkki sul võib olla ka mingi selline noh, asi, mida sa tahaksid just meie selles kollektiivses päikeseenergias oma ellu võib-olla mingi harjumuse niimoodi sisse tuua ja siis, kui sa seda teed, sa võid endale ka mõelda mingeid selliseid no nagu auhindu enda jaoks, pühitsuse jah, et no näiteks seda ma teen nädalast praktikat selleks, et saavutada mingit eesmärki, mis mul tuleb noh, siis, kui ma seda teen. Näiteks eelmisel aastal, kui meil korraldasime seda esimest korda naiste heaolu festivali, meil oli üsna no selline raske olukord, kus see koduleht oli blokeeritud ja kuidagi see asi liigus väga-väga noh, aeglaselt ja me ei saanud aru, mida teha. Ja siis me mõtlesime, et teeme meditatsiooni ja siis ma tegin, no see oli 40 päeva ühte meditatsiooni, just nagu noh, selline külluse meditatsioon, aga see oli just minu jaoks selline rutiin, kus ma ületasin ennast just selle eesmärgiga, et enne festivali ma ennast no nagu panen ennast kokku jah, selleks, selle eesmärgi nimel. Et mõtle, kas on sul huvi osaleda selles? Ma loen nii kaua kommentaare. Heiliki kirjutas hoidmisega veel tegelen, aga selliseid olukordi on küll olnud, et nagu kogu jõud ja sära on pustunud ja siis tekib kuskilt jälle uuesti, jah. Ene kirjutab, mul lihtsalt pole enam nii palju kohustusi, saan ise reguleerida. See muidugi ei tähenda, et ma üldse energiast tühjaks ei jookse. Ja tassike kuuma vett igal hommikul on mul mitu aastat rutiiniks saanud, nüüd enam teisiti ei tahagi, jah. See on jah huvitav, et need harjumused, et esialgu neid on kuidagi noh, saada aru nendest ja raske neid noh,
niimoodi oma ellu noh, sinna sisse panna, aga pärast neid isegi ei märka. Näiteks mul on selline hommikurutiin, et ma käin no duši all ja siis ma käin külma duši all. Ja kui ma kuskil kuulasin, et keegi mõtles, vot ma pean käima seda tegema ja siis ma sain aru, et see rutiin mul on nii mitu aastat, no võib-olla 15 aastat, ma isegi ei mäleta, sest see isegi ei loe minu jaoks mitte midagi, see ei ole minu jaoks enda ületamine, see on nagu hammaste pesu ja et see enam ei märka seda ise, jah. Aga samas sa märkad, kui sa ei tee seda, siis kohe tunned, et kuidagi äh, ebamugav tunne, ei saa ärgata, kui näiteks no minu jaoks, kui külma duši all ei käi. Ja mul kindlasti, kui ei joo seda kui sa ei joo seda vett hommikuti, siis sa kohe seda tunned ja et seda vahet, sest see rutiin on juba nii sisse ehitatud. Ja Anne kirjutas, et talvel on kuuma vee joomine lihtne ja mõnus. Praegu tunnen, et tahan pigem jahedat vett. No seda küll jah, et sest talvel meil on vaja mitte ainult seda seedimist käivitada, aga üldse soojendada oma keha, jah. Ja aga suvel tahaks seda jahedamaks teha ja ma usun, et suvel võib-olla see vesi ei pea olema nii kuum kui talvel, aga samas no mitte jääkülm, kui sa vähemalt see, mida jood hommikuti. Et see jah, et sellised mõtted mul täna olid ja Äh, lõpuks, lõpetuseks ma pakun siis teha väikse sellise päikese hingamise ja meditatsiooni juba täna, juba praegu, selleks, et saada kontakti oma sisemise päikesega, sisemise säraga, kõik koos. Kas olete valmis? Et istu siis mugavalt või seisa, kui sa seisad ja pane jalatallad, et nad oleksid põrandal niimoodi nagu maas tugevalt ja pane silmad kinni ja hinga sisse, hinga välja mõned korrad pikalt. Tunneta, kuidas sisse hingates sinu kõht natukene paisub, et kuidas vabalt liigub sinu diafragma allapoole ja sellega natukene kõht paisub. Ja välja hingates siis saad tunnetada, kuidas kõht läheb natukene sissepoole. Ja nüüd me teeme sellist sissehingamist, sa võid kuulata või piiluda korraks, ma kätega nagu haaran energiat ümbritsevast ruumist, hingad sisse ja välja hingates ma suunan ta oma kõhtu, panen peopesad, see vasak käsi meil on peopesa parema peal ja suunan seda energiat kõhtu ja sellega ma kujutlen, et ma hingan sisse päikeseenergiat, sellist kuldset, säravat, hingan sisse ja suunan seda alakõhtu. Ja lisa sellele sellist S nagu pikka S-i. Kas, ma ei tea, kas sa kuuled seda Zoomi, seda S,
ma pikalt nagu hingan välja koos S-iga. Ja viimast korda. Ja vaikuses jää selles seisundis, kus su peopesad on alaköhu peal ja hinga kõhuga ja tunneta, kuidas su sees on selline sinu sisemine päike, mis kõhust see päikesesära läheb päikesepõimikusse ja sealt ta veelgi võimendub ja nagu hakkab seal keerutama ja kiirgama seda energiat nii ülesse kui alla ja terve su keha, iga raku särab nüüd selle päikesevalguse järgi. Ja kuidas see päikeseenergia puhastab kõiki negatiivseid, kahjulikke elemente, mustreid, mõtteid sinu füüsilises kehas ja sinu ümber, sinu auras. Ja tule tagasi õlgadega niimoodi lõdvestada oma selga. Kuidas tundsite seda, kas saite seda päikese energiat tunnetada? Kuidas muidu oli, kas on tekkinud mingeid mõtteid või küsimusi sellest päikese energia teemast? Oli väga mõnus, tekkis ruumi juurde. Viiviki, aitäh, et jagasid. Kõht läks justkui õhku täis. Aitäh! Kuidas teil muidu läks, kas on midagi, mis oli sellist, mingit taipamisi, mis pani mõtteid käima? Kas teete väljakutseid ka? Võib öelda ka, kui on soovi. Ja väga huvitav on see väljakutse. Ma just ühe väljakutse lõpetasin eile meditatsioonidega. Et siis on just nagu suurepärane aeg alustada uuega. No siis on hästi, vaata, kuidas kõik on
orkestreeritud universumis. Super. Hommikul ei jõua, aga jah, sa võid ka pärast teha, see on, ei ole nii tähtis. Okei, aga siis sellega ma lõpetan seda laivi, panen salvestuse nuppu ja meil sessiga hingamine, pani hingamise ühtlasemalt tööle ja see esiga hingamine, ta aktiveerib no seda kõhu hingamist ja ta aktiveerib laulmises seda toe tunnetust, kus sul on, kui näiteks palju vaja rääkida või no et rohkem töötaksid need kõhulihased, sa võid seda harjutada, et sellega pinge häälepaeltest läheb ära, sest sellega nad üldse ei pinguta, aga saad tunnetada, kuidas see alakõht, see tugi peab õieti töötama. Okei, aga aitäh, et te olite kohal, et nii mõnus on tõesti selles energias teha, kui olete kohal. Suur tänu teile. Et siis kohtume nüüd meil järgmisel nädalal on ühislaiv, mis me teeme 8. juulil, jah, ja minu meelest Kristel teeb ka 3. juulil laivi, et ilusat suve jätku või algust ja siis näeme. Aitäh!